mul oli üks huvitav hetk iseendaga. Kuidagi mõtlesin maailma parimate tööandjate peale ja kuidagi Google käis kuskilt läbi ja siis kõik ronimisseinad ja vinged boonused, mis neil seal on. Ja siis kuidagi tuli nagu mõte, aga kes see number 2 ettevõte on? Ja siis kui ma hakkasin vaatama Fortune ettevõtete tabelit, siis seal oli number 2 oli ettevõtte nimega Wegmans, millest ma polnud mitte kunagi kuulnud. Ja ma alati arvasin, et ju seal on mingi Apple'i-sugune, mingi tarkvara ettevõte ja siis kui ma läksin nagu vaatama, mis asi Wegmans on, siis Wegmans selgub on toidupood nagu Rimi või mis iganes bränd. Ja siis see tundus mulle, oot. Wegmans on Google'i järel parim tööandja. Google'i inimestel on ronimisseinad, Wegmans siis ei ole ronimissseinu, inimesed töötavad nagu puuviljade, juurviljade ja piima vahel. Ja siis tegi üks klikk, et oota, järelikult parimaks tööandjaks ei saa see, kes pakub kõige vingemaid boonuseid, vaid saab see, kes pakub kõige paremat nii-öelda õhkkonda ehk juhtimist. Sest Wegmans ei saa kuidagi inimestele pakkuda neid asju, mida Google pakub, sest pole neid kuhugi toidupoodi toppida. Ja see on ka mõneti loogiline, sest mõtle ise, et kui sul on kontoris pingsilaud, siis see pingsilaud ei muuda sind produktiivseks. See võib olla atraktiivne, et meil on videomängu nurk ja ma ei tea, äge vaade aknast. See võib tõmmata nagu sinna kontorisse inimest kohale, aga produktiivseks muudab meid miski muu. Ja minu hüpotees, vaadates nüüd Wegmansit, et kuidas nad on parimate tööandjate nimistus number 2, ongi see, et see peab olema juhtimine. Kuidagi ma pean turult saama parimat töövõtjad kätte. Ja üks asi on kindlasti palk. Wegmans maksab, kui konkurendid maksavad 12%, on nende käibest on palgakulu, Wegmansil on 17%, mis on juba suurem palk, mis tähendab, et sa oled atraktiivne. Aga huvitav on ka see, et Wegmans suudab hoida väga tugevalt oma töötajaid, nende kaadrivoolavus on 6% sektoris, kus kaadrivoolavus Eestis on 100%. Ja siis me võime jälle mõelda, muidugi inimesed saavad rohkem palka, nad ei lähe ära. Ja see ei ole tõde, sellepärast, et Wegmansi tulu ruutmeetri kohta on 50% suurem kui sektori keskmine. Mis tähendab seda, et nad järelikult on suutnud ligi meelitada mitte lihtsalt inimesi suurema palgaga, vaid nad suudavad meelitada ligi head inimesed. Aga need head inimesed hakkavad ka raha teenima. Ja nüüd neid häid inimesi ju tuleb hoida ja ainult palk meid ei hoia, et siis me jälle jõuame tagasi sinna, et see on juhtimine. Ehk siis pehme muutub mõõdetavaks tugevaks.